Donald Trumpi administratsioon kutsus ametlikult Venemaa diktaatori Vladimir Putini sel aastal USA's Miamis toimuvale G20 tippkohtumisele. Sellest teatas täna Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi asejuht Alexander Pankin. Kuid lisaks temale on viimastel nädalatel olnud piisavalt märke, et Trump võib tõepoolest sellise sammu astuda. Nii ei lahku Vladimir Putini saadik Kirill Dmitrijev peaaegu kunagi sellest samast Miamist, kus ta pidevalt peab läbirääkimisi Donald Trumpi lähedase sõbra Steven Witkoviga, kes surus peale Ukrainale ebasoodsat rahu. Lisaks oleme viimastel päevadel näinud, kuidas Trumpi meeskond otsib igasuguseid naeruväärseid ettekäändeid, miks nad taas pikendasid sanktsioonide tühistamist Vene nafta suhtes. Veelgi enam on teada, et Steven Witkov ja Jared Kushner on taas sõitud Moskvasse, et kohtuda Putiniga. Arutame siis kõiki eeldusi selle kohta, kuidas Donald Trumpi administratsioon püüab meelitada Vene diktaatorit Vladimir Putinit maailma kõige olulisemale tippkohtumisele ehk G20 tippkohtumisele. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange like, kirjutage selle video alla oma kommentaar ja liituge minu Telegrami kanaliga. Link sellele on selle video kirjelduses. Niisiis, Venemaad kutsuti osalema G20 tippkohtumisel kõrgeimal tasemel. Sellest teatas Venemaa Föderatsiooni välisministeeriumi asejuht Alexander Pankin. Tippkohtumine toimub 2026. aasta detsembris Miamis, see tähendab Ameerika Ühendriikides. Ja edasi Alexander Pankini tsitaat. On olemas kutse osaleda kõige kõrgemal tasemel, kuid me vaatame sellele lähemalt kuupäeva lähenedes. Siin märgin, et kui räägitakse visiidist kõige kõrgemal tasemel, tähendab see kutset just riigi presidendile. Antud juhul Kiilast diktaatorit Vladimir Putinit. Ja nüüd püüab Kreml üha aktiivsemalt näidata, et Vladimir Putinit oodatakse Miamis tõesti. Varem teadas Venemaa G20 šerpa Svetlana Lukaš, et USA valmistub võimaluseks, et Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putin tuleb üritusele ja nad loodavad tema osalemisele. Стран G20. Enne seda ütles Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov, et Venemaa on huvitatud G20 koostöö jätkamisest, kuid seni pole veel otsustatud, kes Venemaad G20 tippkohtumisel esindab. Ja edasi tuleb Peskovi tsitaat. Otsus Putini osalemise kohta G20 tippkohtumisel USA's pole veel tehtud, kuid igal tippkohtumisel on Venemaa osalenud vastaval tasemel. Lähemal tippkohtumisele tehakse otsus meie osalemise formaadi kohta. Moskva töö G20 raames jätkub. Siinkohal märgin ka, et viimati osales Vladimir Putin isiklikult G20 tippkohtumisel Jaapanis kaugel 2019. aastal. Aastatel 2022, 2023 ja 2024 juhtis Venemaa delegatsiooni välisminister Sergei Lavrov. 2025 aastal esindas Venemaad presidendi administratsiooni juhi asetäitja Maksim Oreškin. Vladimir Putin ise, lihtsalt kardab oma punkrist välja tulla. Ta on argpüksist jobu, kes tõesti kardab avalikkuse ette ilmuda. Asi on selles, et eelmisel aastal toimus G20 tippkohtumine Lõuna-Aafrikas ja teoreetiliselt oleks Vladimir Putin võinud sinna isiklikult minna, kuid ta kartis, et ta arreteeritakse vastavalt rahvusvahelise kriminaalkohtu välja antud orderile tema verise kuriteo eest Ukraina vastu. Ja Ukraina rahva vastu, sealhulgas Ukraina laste röövimise eest. Aga seekord võib Donald Trump tõesti valmistada Vladimir Putinile värvika vastuvõttu Miamis. Kuna USA ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu liige, sest nad ei ole Rooma statuuti ratifitseerinud ja 2002. aastal võtsid nad oma allkirja sellelt ametlikult tagasi. Washington ei tunnista põhimõtteliselt rahvusvahelise kriminaalkohtu jurisdiktsiooni oma kodanike ja sõjaväelaste suhtes, kartes poliitiliselt motiveeritud tagakiusamisi ning astub aktiivselt vastu selle kohtu uurimistele. Küsimus on selles, kas Donald Trump tunnistab selle kohtu jurisdiktsiooni. Just seetõttu see kiilakas arusaamatus liigub vabalt ringi rahvusvahelise kriminaalkohtu eest. Eelmisel aastal mõistis Kreml suurepäraselt, kuidas täpselt Donald Trumpi Euroopa vastu häälestada ja kuidas temaga ühte leeri astuda. Ja viimastel päevadel, nagu te teate, väidab Venemaa aktiivselt, et just Euroopa valmistub suureks sõjaks.
aga Donald Trump püüab igati Euroopa sojameelsetele meeleoludele vastu seista. No näiteks Šoigu, see on endine Venemaa kaitseminister ja praegu Venemaa Föderatsiooni julgeolekunõukogu sekretär. Ta hoiatas eelmisel päeval Soomet ja Balti riike, et Venemaa võib neid rünnata välja mõeldud Ukraina droonide ülelendude tõttu nende territooriumi kohal, et rünnata Venemaad. Edasi toon Šoigu tsitaadi. Viimasel ajal on sagenenud juhtumid, kus Soome ja riikide kaudu, nagu harimatud venelased ütlevad, Baltikum, kuigi õigesti on Balti riigid, viiakse läbi Ukraina droonide rünnakuid Venemaa vastu. Selle tulemusena kannatavad tsiviilisikud, tekitatakse märkimisväärset kahju tsiviilinfrastruktuurile. See võib juhtuda kahel juhul. Lääne õhutõrjevahendite ebatõhususe tõttu või selle tõttu, et need riigid annavad teadlikult oma õhuruumi kasutada. Viimasel juhul vastavat rahvusvahelisele õigusele, venelased meenutasid rahvusvahelist õigust, jõustub ÜRO põhikirja artikkel 51, mis käsitleb riikide võõrandamatut õigust enesekaitsele relvastatud rünnaku korral. Ja juba täna on Kremlis välja mõeldud uus legend. Venemaa välisministeeriumi asejuht Aleksandr Gruško teatas, et Euroopa riigid harjutavad mereblokaadi ja Kaliningradi oblasti hõivamise stsenaariume. Ühendatud ekspeditsioonijõudude õppuste käigus, mida juhib Suurbritannia. Tema sõnul on viimastel aastatel kasvanud Euroopa sõjaväelaste aktiivsus, kes vastutavad kiire reageerimise eest kaugel põhjas, Põhja-Atlandil ja Läänemerel. Huvitav, miks küll? Võib-olla sellepärast, et naabruses elavad metsikud venelased. Gruško tuletas samuti meelde NATO operatsiooni Balti valvur, mis käivitati pärast seda, kui Läänemere põhjas katkesid energia- ja kommunikatsioonikaablid. Ja nüüd nimetas Venemaa välisministeeriumi esindaja selle tõeliseks eesmärgiks kontrolli rahvusvaheliste transpordimarsruutide üle ja Venemaa Föderatsiooni huvides toimuvate kaubavedude piiramist. Nüüd meenutagem, kes siis kuuluvad nendesse ühendatud ekspeditsioonijõududesse. Need on Suurbritannia, see on arusaadav, samuti Taani, Soome, Eesti, Island, Läti, Leedu, Madalmaad, Rootsi ja Norra. Koalitsioon loodi 2015 aastal kriisidele kiireks reageerimiseks, ohtude tõrjumiseks ja operatsioonide läbiviimiseks peamiselt Läänemere piirkonnas ja kaugel põhjas. Ja see juhtus pärast seda, kui räpane Venemaa alustas täiemahulist sõda Ukraina vastu. Lisaks kaldub ta koostööle just nende Ida- ja Põhja-Euroopa NATO liikmetega. Seetõttu püüab Kreml näidata, et ta on valmis ründama just neid riike. Et tekitada pinget, mida saab hiljem uhkelt lahendada Trumpi ja Putini uue isikliku kohtumise ajal. Kuid lisaks kõigele sellele tasub märkida, et Valge Maja tuleb Kremlile kahtlaselt vastu. Nagu te teate, tühistas Trump juba 6 aega tagasi sanktsioonid Venemaa Vene nafta vastu. Ja nüüd. USA rahandusminister Scott Besson teatas, et pikendas Venemaa ja Iraani naftasanktsioonide erandit pärast, nagu ta ütles, nende haavatavate riikide taotlusi, kellele Hormuzi väina blokaad oli kahju teinud. Seda ütles ta senati kuulamistel, kuid ei nimetanud, mis need salapärased riigid on, kes nii väga palusid tal Venemaa sanktsioonid tühistada. Eelarvekomitee kuulamistel küsis senaator demokraat Chris Coons USA rahandusministrilt, miks administratsioon alguses keeldus pikendamast Venemaa naftasanktsioonide leevendamist, kuid siis ühel hetkel siiski taastas erandi piirangutest. Tuletan meelde, et eelmine sanktsioonide tühistamine lõppes 11. aprillil ja just kui rahandusministeerium ütles, kõik rohkem ei pikenda. 16. aprillil pikendati järsult uuesti. Coons märkis, et Venemaa teenib lisaks iga päev $150 miljonit tulu. Ja see raha ei lähe mitte ainult ukrainlaste tapmiseks, vaid ka selleks, et Venemaa kasutaks oma tulusid Iraani toetamiseks, droonide ja luureandmetega, et tappa juba Ameerika sõdureid. Ja selle kõige peale tunnistas USA rahandusminister, et jah, Venemaa sai sanktsioonide tühistamisest kasu, kuigi varem, tuletan meelde, väitis see sama Besson, et ei, ärge arvake, me muidugi tühistasime sanktsioonid, aga Venemaa ei teeni sellest ikkagi midagi. Samal ajal väitis ta, et ilma selleta oleks maailma naftahind juba $150 barreli kohta 100 asemel. Seega olevat sellest justkui võitnud Ameerika tarbijad.
Samuti Bessoni sõnul otsustasid USA taas Venemaa ja Iraani vastu kehtestatud sanktsioone leevendada, kuna 10 riiki, kes kannatasid ülemaailmse energiahindade tõusu tõttu, pöördusid nende poole. Ta lisas, et Washington ei kavatsenud sellist otsust teha, kuid Donald Trumpi palusid väga tungivalt mingid 10 riiki ja Trump ütles, no mis siis teha, ma muidugi ei taha Venemaa vastu sanktsioone tühistada, aga nad paluvad seda minult, mis ma siis teha saan? Ja edasi tsiteerin Scott Bessonti. Eelmine nädal oli Maailmapanga ja Rahvusvahelise Valuutafondi nädal ning kolmapäeval olin ma veendunud, et me seda ei tee, ehk siis me ei pikenda sanktsioonide tühistamist. Aga minu poole pöördusid enam kui 10 riigi esindajad riikidest, mis on energeetika seisukohalt kõige haavatavamad ja vaesemad. Ja nad palusid meil nende sanktsioonide tühistamist pikendada. Küsimusele, mis riigid need olid, Bessont mingil põhjusel ei vastanud. Seetõttu võin eeldada, et keegi ei palunud seda Bessontilt. See on puhtalt Donald Trumpi administratsiooni enda otsus. Siin panen 3 punkti. Kirjutage oma arvamus ja järeldused selle video alla kommentaaridesse. Tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Kui soovite toetada selle YouTube'i kanali tööd, saate seda teha rahaliselt tehes annetuse linkide ja rekvisiitide kaudu selle video kirjelduses või sellel ekraanil oleva QR-koodi abil. Olen tänulik igasuguse toetuse eest. Sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõigile head aega!